Venemaa-Ukraina sõja hoog on dramaatiliselt muutunud. Kuidagi on Ukraina kõigi ootuste vastaselt leidnud viise, kuidas tõsiselt nõrgestada ja frustreerida üht maailma suurimat sõjalist jõudu, hoolimata sellest, et alustas seda konflikti täieliku outsiderina. Nüüd väidavad paljud tuntud sõjaanalüütikud, et Ukrainal on realistlik võimalus takistada Venemaa võitu, isegi kui sõda jätkub ja Moskva jätkab oma kurnamisstrateegiaga. Üks neist sõjalistest mõtlejatest on Ben Hodges, RU läinud USA armee ohvitser, kes teenis Ameerika Ühendriikide maavägede Euroopa väejuhatuse ülemana ja hiljem NATO logistikavaldkonna vanemnõunikuna. Hodges on mees, kellel on aastakümnete pikkune sõjaline kogemus ning peaaegu ainulaadne arusaam taktikast, strateegiatest ja kaasaegsete konfliktide muutuvatest dünaamikatest. Kui ta räägib, siis inimesed kuulavad ja tal on aastate jooksul olnud palju öelda Ukraina sõja kohta. Tegelikult on ta olnud üks häälekamaid Ukraina mingisuguse võidu võimalikkuse pooldajaid juba sõja varajastest etappidest alates. Näiteks 2022 aasta septembris, kui suur osa maailma meediast oli veendunud, et Venemaal on vältimatult liiga palju raha, jõudu ja elavjõudu, et Ukraina suudaks vastu panna. Hodges kirjutas ajalehes The Telegraph arvamusloo pealkirjaga "Valmistuge Venemaa enda lagunemiseks". Selles väitis ta, et Venemaa mitte ainult ei kaota sõda, vaid kogu Venemaa Föderatsioon sellisel kujul, nagu me seda tunneme, laguneb sellele järgnevates tagajärgedes. Ta on korduvalt välja toonud Venemaa valitsuse tema arvates ebaõnnestumisi, tuues eriti terava kriitika alla just Putini isiklikult. Isegi kui sõda on liikunud edasi-tagasi, on aja jooksul kujunenud välja täiesti erinevad dünaamikad, näiteks üleminek mehhaniseeritud rünnakutelt droonisõjale. Hodges on suuresti säilitanud oma seisukoha, et Venemaa ei saa ega tule sõjast võitjana välja. Aasia jooksul on mõned Hodgesi laiemad hinnangud sõja kohta hakanud üha enam analüütikuid kõnetama. Ka 2026 aastal hoiab ta sellest seisukohast kinni ning jagas oma hiljutisemaid mõtteid konflikti kohta põhjalikus intervjuus taskuhäälingus Decoding Geopolitics koos Dominic Bresseliga maikuu alguses. Selle intervjuu sissejuhatavas sõnavõtus ütles Hodges: on selge, et initsiatiiv on liikunud Ukraina kasuks. See ei tähenda, et Ukraina kohe võidab või midagi sellist, kuid minu arvates on üha selgem, et Venemaal ei ole mingit võimalust Ukrainat tegelikult võita. Kui paluti täpsustada, tõi Hodges välja 5 peamist põhjust, miks see on juhtunud, ja me uurime iga üht neist üksikasjalikult. Esimene põhjus on kaotused, kus Hodges ütleb üsna selgelt. See initsiatiiv on osaliselt muutunud tänu tohututele kaotustele, mida Ukraina on Venemaale põhjustanud. Kaotused ületavad nüüd esimest korda seda, mida Venemaa suudab armeesse juurde tuua. Andmeed kinnitavad seda ning ametlikud numbrid on Kremli vaatenurgast üsna sünge lugemine. Teatatud on, et sõjas Ukrainaga on Venemaa kaotanud 352 000 sõdurit alates sõja algusest kuni 2025 aasta lõpuni. Selle numbri teatasid paguluses olevad Vene meediakanalid Medusa ja Mediazona 9. mail 2026, mis on ka Venemaa iga-aastase sõjaväeparaadi kuupäev, mil tähistatakse võitu Natsi-Saksamaa üle teises maailmasõjas. Riigi kaotuste arvutamiseks töötas Mediazona koos BBC Vene teenistusega, koostades ulatusliku andmebaasi kinnitatud sõdurite surmadest, kasutades selleks erinevaid allikaid nagu sotsiaalmeedia postitused ja ametlikud pärimistoimikud. See andmebaas sisaldab ligikaudu 218 000 kinnitatud nime Venemaa sõduritest, kes on Ukrainas hukkunud. Et jõuda 352 000 hinnanguni, uurisid Mediazona ja Medusa seejärel pärimistoimikutes nähtavat nooremate vanuserühmade meeste liigset suremust. Nende hinnang näib olevat täpne, kuna ka teised sõda kajastavad organisatsioonid on jõudnud sarnaste tulemusteni. Näiteks strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus, CSIS, mis on Washingtonis asuv mõttekoda, teatas jaanuaris, et 2025 aasta lõpuks on sõjas tõenäoliselt hukkunud umbes 325 000 Vene sõdurit ja 140 000 ukrainlast. Need arvud ei hõlma 2026 aastal registreeritud kaotusi, mil väidetavalt on rindel hukkunud veel 10 000 venelasi ja lugematu arv teisi saanud vigastada. Hinnangud ei hõlma ka välisvõitlejate ja Venemaa eest võitlevate sõdurite surmasid erinevates relvarühmades, mis on tekkinud okupeeritud Ukraina aladel. Seega on Kremli kaotused tõenäoliselt märkimisväärselt suuremad.
See võib seletada, miks Venemaa teeb nii suuri pingutusi, et varjata teavet oma kaotuste määra kohta, kustutades mõnikord isegi andmeid avalikest registritest või hägustades sõjaväekalmistute satelliidipilte, et Venemaa uurimisrühmad ja üldsus ei saaks aru riigi kaotuste ulatusest. Kuid Kreml ei saa tõde igavesti varjata. Isegi kui nad kiirustavad rakendusi blokeerima, VPN-e keelustama ja Vene avalikkust välismaailmast isoleerima, paljastavad lugematud meediaraportid jätkuvalt tõde. Venemaa on kandnud palju suuremaid kaotusi kui Ukraina ja jätkab oma vägede saatmist rindele, lootes, et jõhkrad jõumeetodid sillutavad lõpuks tee võidule. Aastaid pääses ta sellest puhtalt. Nüüd aga, nagu Hodges märgib, hakkavad Venemaa elavjõuvarud otsa saama. 2026 aasta mais näitasid andmed, et Kremli väed olid 5 järjestikuse kuu jooksul kaotanud rohkem mehi, kui suutsid värvata. Täpsemalt hinnates arvas Ukraina mehitamata süsteemide vägi, et Venemaa värbas 2025 aasta detsembrist kuni 2026 aasta aprillini umbes 148 400 inimest. Sama perioodi jooksul sai Venemaa 156 735 kinnitatud kaotust, kusjuures märtsis ja aprillis oli kaotusi kumbki umbes 34 000. Mida kauem see kestab, seda hullemaks olukord muutub, sest Venemaa ei saa enam ellu jääda doktriiniga, kus ta kohtleb oma sõdureid kahurilihana ja loodab näiliselt lõputule uute kogenematute värvatute voole, kes nende koha üle võtavad. Nende armee ei kasva enam ega jää isegi samas suurusesse. See kahaneb iga mööduva kuuga pisut-pisut. Mida väiksemaks see muutub, seda nõrgemaks see jääb ja seda rohkem võimalusi avaneb Ukrainale. Kiievi komandörid tõstavad juba oma ootusi ja seavad veelgi kõrgemaid sihte, lootes hakata 2026 aasta lõpuks iga kuu kõrvaldama kuni 50 000 Vene sõdurit. Kui nad suudavad sellele eesmärgile isegi lähedale jõuda, oleks see juba tohutu võit, sest Venemaa ei suuda juba praegu kompenseerida umbes 30 kuni 35 000 sõduri kaotusi kuus. Seega oleks Venemaal täiesti võimatu toime tulla 40 000 või enama sõduri kaotusega. Tõepoolest, riik on näiliselt hakanud kasutama üha meeleheitlikumaid meetmeid värbamise suurendamiseks, kasutades kõike alates väljapressimisest ja propagandast kuni eksitavate turunduskampaaniateni, mille eesmärk on meelitada üliõpilasi droonioperaatoriks kirja panema, enne kui nad rindele tulealadesse saadetakse. Aga see ei toimi. Numbrid ei liigu selles suunas, nagu Kreml sooviks. Kaotused kasvavad, samal ajal kui värbamine seisab paigal ja see tähendab ka veelgi kehvemat sooritust lahinguväljal. See viib meid sujuvalt Hodgesi teise põhjuseni, miks Venemaa on languses ja Ukraina tõusuteel. Vene väed pole juba kuid maismaal mingit märkimisväärset edu saavutanud. Lisaks kaotustele on üks olulisemaid näitajaid sõjalise kampaania edu mõõtmisel, eriti sissetungi või teise riigi vallutamise katse puhul territoorium. Kui sissetungivad väed vallutavad iga mööduva päeva, nädala ja kuuga märkimisväärse hulga maad, tähendab see edu. Kui kaitsevägi suudab oma positsioone hoida ja vaenlase edasitungi aeglustada või isegi kaotatud maa tagasi vallutada, viitab see tavaliselt sellele, et sissetungijad ebaõnnestuvad. Nagu Hodges ja Pressel intervjuus märgivad, aeglustusid Vene edasitungid paljudes piirkondades 2025 aasta jooksul ning 2026 aasta alguses peatusid need peaaegu täielikult. Tõepoolest, mitme selle aasta kuu jooksul on Venemaa tegelikult kaotanud territooriumi, kuna Ukraina suutis tagasi vallutada rohkem, kui ta kaotas. Hodges toob selle üheks peamiseks põhjuseks Ukraina droonide massilise arendamise, samuti nende võime jälitada iga Venemaa sõdurit, kellel ei vea ja kes jääb kusagil lagedale vahele. Ta selgitab, kuidas Ukraina on tõhusalt loonud tapavööndid kogu rindejoone ulatuses. Alad, kuhu Vene väed ei suuda üldse tungida ja kus Kreml ei saa koondada piisavalt suuri üksusi, et saavutada vajalikke edusamme. Selle asemel hävitatakse nende väikesed rünnakurühmad lihtsalt ikka ja jälle. Väidetavalt on Kreml uurinud erinevaid taktikaid selle probleemi lahendamiseks, näiteks saata veelgi väiksemaid rühmi Ukraina positsioone infiltreerima. Kuid Hodges kahtleb, et sellest piisab, et sõda kuidagi oluliselt mõjutada. Eriti kui arvestada 3 täiendavat põhjust, mida ta toob välja sõja praeguse olukorra muutumise kohta. Enne kui me nende ülejäänud põhjusteni jõuame, just sellepärast me teemegi The Military Show'd, et selgitada, kuidas jõud tegelikult liigub. Kui sa oled siin uus, vajuta nuppu telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Kindralleitnant Hodges toob samuti välja Ukraina strateegilise luure kui ühe suure teguri sõjakäigu muutumises.
Teine põhjus, miks sõja dünaamika on nihkunud, on see, et tundub, et Ukraina on välja töötanud võiduteooria, mis saavutatakse Venemaa nafta ja gaasi ekspordivõime hävitamisega. Neil on nüüd piisavalt täppiskaugrelvi, mis suudavad tabada rafineerimistehaseid üle 1000 kilomeetri kaugusel sügaval Venemaa territooriumil. Nagu Hodges selgitas, ei möödu enam peaaegu ühtegi nädalat ilma teadeteta, et mõni Venemaa naftarafineerimistehas või muu energiarajatis oleks Ukraina droonide ja rakettide poolt õhku lastud ja põlema pandud. Ja see kõik seostub pikaajalise strateegiaga, mida Kiiev on juba mitu aastat järginud. Aga mis tõeliselt hoogustus 2025 aastal ja edasi 2026 aastasse, kui rünnakud rafineerimistehaste, torujuhtmete, töötlemistehaste, terminalide ja teiste oluliste nafta- ja gaasirajatiste vastu kasvasid tohutult. Nende rünnakute loogika on lihtne. Venemaa kulutab sellele sõjale miljardeid dollareid ja on tuginenud oma naftatööstusele, et neid vahendeid saada. Nafta on Venemaa majanduse selgroog. See on põhjus, miks Putin on suutnud sõda nii kaua jätkata. Isegi suure osa läänemaailma sanktsioonide all on Kreml jätkanud tohutute nafta- ja gaasikoguste müümist teistele riikidele, nagu India ja Hiina, tuues sisse miljardeid, et maksta oma ülikallite hangete, tootmise ja värbamiskampaaniate eest. Võti selle sõja lõpetamiseks ei ole tappa iga Vene sõdur või õhku lasta iga Vene tank. Oluline on rünnata allikad ja katkestada see pidev rahavool Moskva rahakirstu. Selleks peab Ukraina lihtsalt leidma ja hävitama oma vaenlase peamised naftataristu objektid. Sõja varajases staadiumis ei olnud Ukrainal tingimata selleks vahendeid ning ta oli palju rohkem hõivatud oma territooriumi kaitsmise ja Vene rünnakute tõrjumisega. Nüüd on Ukrainal aga paremad droonid, tugevamad raketid, rohkem luureinfot ja võimsamad relvasüsteemid kui kunagi varem. Ukraina suudab täpselt tuvastada Vene rafineerimistehaseid ja neid surmava täpsusega rünnata. Kõigi nende rünnakute mõju koguneb. Iga kütusepaak, mis leekidesse lahatab, tähendab võitu Kiievile ja kaotust Moskvale. Iga tulekahju, iga plahvatus, iga seiskumine on selle konflikti suuremas plaanis oluline, sest mida vähem on Venemaal raha, seda raskem on neil seda sõda jätkata. Nagu Hodges ütleb, kui ukrainlased suudavad sellega jätkata, muutub Venemaal selle sõja rahastamine edaspidi tõesti raskeks. Ja samal ajal kui Venemaa vaesub, muutub Ukraina rikkamaks, mis viib meid 4. suure punktini, millele Ben Hodges tähelepanu juhib. Tohutu rahaline toetus, mida lääneriigid Kiievile pakuvad. Kuigi ta jagab arvamust, et Ameerika Ühendriigid ei saa olema osa Ukraina lahendusest, tunneb Hodges siiski rõõmu sellest, et Euroopa annab oma panuse. Ülejäänud Euroopa hakkab mõistma, et neil on Ukrainat vaja isegi rohkem kui Ukrainal neid, ning et parim viis takistada Venemaad ülejäänud Euroopat ründamast on aidata Ukrainal Venemaad võita. Ta lisab, et Saksamaa on selles osas eeskujuks, kuid ka teised riigid astuvad samme ja annavad Ukrainale nii palju abi, kui suudavad. Hodges mainib endise Ungari peaministri Viktor Orbani poliitilist kaotust. Mees, keda oli pikka aega peetud Putini inimeseks NATO-s ja Euroopa Liidus, kes alati sekkus, segas ja lükkas Euroopa jõupingutusi Ukraina abistamiseks edasi, kuidas iganes suutis. Näiteks just Orbani tõttu võttis 90 miljardi euro suuruse laenu andmine Ukrainale mitu kuud aega, enne kui see lõpuks kinnitati. Nüüd aga, kui Orban on pildilt kadunud ja tema asemel on palju Euroopa-meelsem peaminister, liigub see raha lõpuks vabalt Ukrainasse, andes riigi kaitsetööstusele väga vajaliku tõuke. Ukraina püüab nüüd oma eeliseid ära kasutada ära Venemaa nõrkusi ning valmistuda järgmiseks suve pealetungiks, mida Moskva valmistub nende vastu saatma. Hodges märgib, et Euroopa riigid ei tee seda kõike heategevusest, vaid eurooplaste heaolu ja Euroopa kui sellise eksistentsi nimel. Nagu ta ütleb, on teie valikud järgmised. Ukraina langeb ja siis on venelased teie ukse ees. Või te aitate Ukrainat rahaliselt ja materiaalselt ning aitate peatada varilaevastiku aluseid, mis veavad Vene naftat. Kõik need asjad. See on see, mida Euroopa peaks tegema ja see on nende endi huvides. Ma arvan, et kui see juhtub, muutub Venemaal selle sõja jätkamine üha raskemaks. Lõpuks arutab Ameerika Ühendriikide maavägede Euroopa väejuhatuse endine ülem Ukraina märkimisväärset kaitsetööstuse arengut kui viimast olulist pusletükki. Ma arvan, et Ukraina kaitsetööstus on märkimisväärselt kasvanud ja nad suudavad nüüd toota rohkem seda, mida neil vaja on, kui võib-olla varem. Ta märgib, et tõenäoliselt on see põhjus, miks tänapäeval on vähem teateid selle kohta, et Ukrainal oleks näiteks suurtükkide või laskemoona nappus, sest nüüd suudavad nad suure osa vajalikust laskemoonast ise toota.
Samuti on neil õnnestunud ellu viia mitmeid innovaatilisi projekte, nagu palju räägitud Flamingo ja Long Neptune raketid. Samuti on kasutusele võetud 10 uusi surmavaid droone, mis jõuavad rindele tänu sadadele uutele kaitsetööstusettevõtetele, mis on Ukrainas sõja algusest peale tekkinud. Pole kahtlustki, et Ukraina kaitsetööstus on täna valgusaastate võrra ees sellest, mis see oli vaid mõned aastad tagasi. Tõepoolest, 2022 aastal oli Ukraina sõjalise arenduse ja tootmise osas vaevu märgatav täppkaardil. Nüüd peetakse seda üheks maailma juhtivaks sõjaliseks jõuks, kus teised riigid seisavad sõna otseses mõttes järjekorras, et tellida Ukraina droone ja kaitsesüsteeme ning investeerida riigi kaitsetööstuse ettevõtetesse. Isegi kui Ukraina on silmitsi seisnud väljakutsetega, nagu elavjõupuudus või oluliste õhutõrjesüsteemide piiratud tarned lääne liitlastelt, on nende kaitsetööstus vastavalt kohanenud ning komandörid on tuvastanud ja kasutusele võtnud kõige tõhusamad lahendused. Näiteks on riigi sõjavägi muutunud üha enam sõltuvaks droonidest. Nüüd kasutatakse mehitamata õhusõidukeid rindepositsioonide kaitsmiseks, Vene rünnakrühmade likvideerimiseks ja kaotuste vähendamiseks isegi kõige tulisemates lahingupiirkondades. Edasi vaadates kujutab Hodges ette hüpoteetilist stsenaariumi, kus Ukraina võiks jätkata oma sõjaliste võimete laiendamist ja uuendamist, toetudes võimalusel veelgi enam tehisintellektile. Luua terveid pataljone, mida kaitsevad drooniparved, võimaldades neil liikuda Vene positsioonidele ja vallutada tagasi veelgi rohkem kaotatud alasid. See kõik on praegu veel teoreetiline, kuid samal ajal kogeb Venemaa väga reaalseid tagajärgi kõigest sellest, mida Hodges mainis, alates kasvavatest kaotustest kuni põleva naftataristuni. Kõigi nende erinevate, kuid sama oluliste tegurite lihtne ja vältimatu tulemus on see, et Venemaa kaotab hoogu ja kaotab selle sõja. Putin ei saa enam selle fakti eest peituda, sest isegi tema kõige tulihingelisemad toetajad hakkavad tema vastu pöörduma. Nagu Hodges märgib, näeme üha rohkem venelasi, olgu need siis sõjablogijad või inimesed YouTube'is või mujal, kes kurdavad avalikult sõja, Putini ja kõige selle üle. Seega pole asi ainult selles, et tema sõjamasin töötab viimasel jõul, tema värbamiskampaaniad ebaõnnestuvad ja tema taktikad osutuvad saamatuiks. Aga Putin seisab nüüd silmitsi väga reaalse võimalusega, et Vene avalikkus pöördub täielikult tema vastu, kuna üha rohkem inimesi tunneb selle sõja mõju oma igapäevaelus. Ja see võib mehele, kes tahab end esitleda kui tänapäeva Peeter Suurt, osutuda liiga raskeks taluda. See võib isegi seletada, miks Putin oma hiljutises pöördumises rahva poole avalikult ütles, et sõda võib lõpuks lõppemas olla. Tal võib õigus olla, kuid see ei saa kindlasti olema see hiilgav lõpp, mida ta ette kujutas, kui see kõik algas 2022. aasta veebruaris. Selle asemel, et tähistada Venemaa purustavat võitu, võib Putin mõista, et tal pole enam palju valikuid peale valge lipu lehvitamise ja lõpuks oma karjääri hallimale otsusele järgnevate tagajärgedega silmitsi seismise. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas Ukraina kasutab muutuvat olukorda ära, et kaotatud alasid tagasi võita. Või vaadake seda videot, et näha, kuidas Kiievi kaitsjad külvavad hävingut mitte ainult rindejoonel, vaid ka sügaval Venemaa territooriumil, saates sõnumi, et mitte kusagil Putini tohutus riigis ei ole enam kunagi turvaline. Ja lõpuks kindlasti tellige ka The Military Show, et saada rohkem sisukaid analüüse ja värskeid sõjauudiseid, mida te ei taha maha magada.